ja selline peaaegu päike tuli välja siin prožektorite all. Aga hetkel, kas on kuulda või pean kõvemini rääkima? Hetkel on keeruline aeg. Haiglate koormus kasvab ja mina tõsiselt tunnen selle pärast muret. Aga ma ei näe, et selle lahenduseks oleks laste ja noorte vaktsineerimine. On olemas muid ja paremaid lahendusi. Kas on kosta? Ei kuule! Olemasolevate vaktsiinidega on põhjendatud vaktsineerida riskigruppi nende enda tervise kaitseks. Et praegusel hetkel vaktsiinid tõepoolest hoiavad ära rasket haigust, eriti intensiivravi. Aga peab olema väga tähelepanelik, sellepärast et see kaitse on piiratud ja lühiajaline. Praegusel hetkel on haiglas juba 35%. Ühesõnaga, haiglas on hetkel kõikidest COVID-haigedest on 35% juba vaktsineeritud ja see number on kogu aeg tõusnud. Varsti, kui lähedal me peame olema sellele 50-50 seisule, et me küsiksime, kas see lahendus töötab. Meile on öeldud, et ainus, mis meid saab päästa, on vaktsiinid. Aga see pole tõsi, et on olemas palju muid häid lahendusi. See väide põhineb tegelikult kahel valel ja mahavaikimisel. Esiteks meile on öeldud, et pole olemas varajast ravi. Et ei ole võimalik varajase raviga hoida haiglaid tühjana. See pole tõsi, sellepärast, et varajast ravi kasutatakse edukalt mitmetes riikides, paljudes riikides üle maailma. Teine tugisammas on, öeldakse, et või püütakse pisendada loomulikku immuunsust pärast läbipõdemist. Ja ma räägin neist kohe natuke lähemalt, aga kõigepealt ma tahan öelda, et isegi kui vaktsiinid oleksid 90% efektiivsusega, nii nagu meile alguses lubati, ka siis ei ole eetiline inimesi sundida manustama ravimeid või vaktsiine sunniviisiliselt. See on inimese vabatahtmine. Eriti kui selle meditsiinilise sekkumisega on risk raskeks kõrvaltoimeks või surmaks. Ja me teame, et see risk on olemas nende vaktsiinidega. Meile kriisi algusest peale WHO suust ja sealt edasi erinevate ametlike ja spetsialistide kaudu vahendati infot, et on uus viirus ja me ei tea, kas selle läbipõdemise järel see tekib immuunsust ja kui kaua see kestab. See esimene väide on jabur. Kõikidele haigustele, mis inimest ei tapa viiruste pool, tekib immuunsus. Teine väide, et ei tea, kui kaua see kestab, ka see me teadsime teiste viiruste, koroonaviiruste põhjal, et pooleks aastaks seda immuunsust ikka, sellepärast, et meil oli teadusandmeid sarnaste viirustega. Pool aastat hiljem oli selge, et läbipõdenud olid saanud väga hea kaitse. Uuesti nakatumisi ja haigestumisi oli väga vähe. Lisaks oli väga lihtne testida odavate antikehadeskidega inimeste immuunsust. Mida oleks siis võinud kohe poole aasta pärast teha süstemaatiliselt, testida kõiki meditsiinitöötajaid, eesliinitöötajaid ja anda neile liikumisvabadus, eneseisolatsioonivabadus, vabadus töötada, reisida piiranguteta. Seda ei tehtud kuni jaanuarikuuni käesoleval aastal, kuni võeti kasutusele vaktsiinid ja siis ei olnud muud varianti, kui anda ka läbipõdenutele, sest see oleks muidu olnud väga veider. Aga tegelikult oleks pidanud andma juba eelmine aasta samal ajal hiljemalt.
niimoodi, viimased 2-3 kuud on olnud täiesti selge meie enda riigi ja teiste riikide kogemuse põhjal, et vaktsineeritutel on palju suurem oht haigestuda ja nakatuda. Ja seda on kinnitanud nii reaalne igapäevane kogemus, meditsiinistatistika kui ka uuringud. Näiteks suur Iisraeli uuring näitas, et läbipõdenutel oli 27 korda parem kaitse sümptomaatilise haigestumise vastu kui vaktsineeritutel. Tänasel päeval peaks olema läbipõdenutel vähemalt 12, soovitavalt 15 kuubikune pass, kui üldse passi kasutada, otsustatakse. Ja vaktsineeritutel ehk 6-8 kuud, mitte rohkem. Aga tegelikult on vastupidi. Valitsuse korraldused sellele on väga mitmes riigis ja ka Eestis täiesti vastupidised, täiesti loogikavastased. Ja nii sunnitakse inimesi asjata läbipõdenuna vaktsineerima. Aga see ei ole põhjendatud, sellepärast et inimene vaja seda vaktsiini veel kindlasti vähemalt 12 kuud. Ja sellega on seotud ka riskid, sellepärast et kui läbipõdenuid vaktsineeritakse, siis neil on sagedamad kõrvaltoimed kui nendel, kes ei ole põdenud. Ehk et pea poole rohkem esineb kõrvaltoimeid ja sellega peaks arvestama. Ja tänasel päeval on tulemuseks see, et võeti vastus valitsuse poolt korraldus, millega siis saavad vabalt liikuda vaktsineeritud, kes, nagu me teame, on nakkusohtlikud ja läbipõdenud, kellel on siis 6 kuud kehtiv tõend. Mis see tähendab seda, et tegelikult praegusel hetkel Eestis läbipõdenud inimestest, mida võib olla circa pool kõikidest inimestest, umbes 10 või 20% ainult saab selle passi. Ülejäänud on lihtsalt lükatud kõrvale ja nende antikehatesti ei võeta arvesse. Ja see on täiesti loogikavastane. Ja see peaks kiiremas korras muutuma. See on õpikutõde ja seda teavad kõik immunoloogid, et läbipõdemine annab vaktsiinidest parema immuunsuse. Neid erandeid sellele reeglile on maailmas ülivähe üldse ajaloos. Ja millegipärast selle pandeemia ajal on meile proovitud väita, et nüüd nendest vaktsiinidest saab ikkagi parema immuunsuse kui läbipõdemisest. Ja see on ka päris jabur väide, sellepärast et need vaktsiinid on tehtud ühe valgu vastu, kui viirusel on tegelikult päriselt 29 valku. Ja sellest hoolimata väga paljud spetsialistid tänase päevani väidavad, et ikkagi see vaktsineerimise immuunsus on kõige parem. Aga ometi meditsiinistatistika ega uuringud ei kinnita seda. Ainsad uuringud, mis on näidanud, et vaktsiinist parema kaitse, on USA's CDC poolt rahastatud 2 uuringut väga väikse valimiga ja need on vastuolus kõikide muude uuringutega. Ja me võime küsida, et huvitav küll, miks? Sellepärast, et seesama CDC ja NIH, nad ei ole suvatsenud terve pandeemia jooksul uurida korralikult suurte uuringutega läbipõdemist. Et nad uurisid alles siis, kui oli võimalus võrrelda vaktsineerimisega ja siis selliste väiksete uuringutega, kus on üksikud 100 inimesed ja samas meil on kõrval Iisraeli uuring, kus on 700 000 inimest. Meil on Clevelandi uuring, kus on 50 000 inimest. Neid uuringuid ignoreeritakse. Ja miskipärast ka meie valitsuse liikmed on läinud, käivad kohut just nimelt nende argumentidega, nende CDC uuringutega. USA-st, kus muide on asjad veel hullemini kui meil, seal ei ole läbi mõtelnud isegi 6 kuu passi. Seal on läbipõdenud sunnitud vaktsineerima 2 doosiga. Ja nad ei saa minna ülikooli paljudes kohtades ega tööle, sellepärast et seal on niivõrd kohustuslik see vaktsineerimine. Et selles mõttes mingis mõttes on meil Eestis veel isegi täitsa hea.
aga milleks siis kõik see eksitav kommunikatsioon, et kellele on see hea, et läbi põdenud nagu nende immuunsust ei tunnistata. Et praegusel hetkel saavad ringi liikuda kõige suurem grupp, mis Eestis on vaktsineeritud, kõige nakkusohtlikumad. Et palju vähem nakkusohtlikud mitmeid kümneid kordi on läbi põdenud ja samuti terved inimesed, kes teevad testi. Et aga miks see on? Kas siis lihtsalt selleks, et sunnida inimesi vaktsineerima? Ja teine oluline asi, mis on minule võib-olla isegi veel südamelähedasem on, sest et ma olen seda nii palju uurinud, on ravi. Just nimelt see varajane ravi. Ja ma ei saa väga pikka üritasin teha, kui ma tahaks sellest pikalt rääkida. Aga oluline on see, et on olemas erinevaid ravimeid, mitte 1 ega 2, vaid pigem 20 koos vitamiinidega ja mineraalidega, millega on võimalik hoida haiglaravi vajadust ära. 50–85% sõltuvalt protokollist. Ja mingil põhjusel on neid raviprotokolle ja neid ravimeid, mis on kõige tõhusamad, väga ulatuslikult pandeemia ajal maha surutud. Ja päris ausalt, kui seda ma uskuma, kui ma hakkasin uurima seda asja, siis ma ei uskunud, see asi on niimoodi. Et me kõik teame, et ravimifirmad ei ole heategevusorganisatsioonid. Et ma ei oota seda neid, ma saan aru, nad tahavad teha kasumit ja ma saan aru, et nad tahavad teha seda palju ja ma olen sellega nõus ja leppinud, aga kuskilt maalt on piir. Et kui see piir on see, et sõidetakse üle inimeste eludest, inimeste elude hinnaga, siis see lihtsalt ei sobi ja sellest tegelikult see piir peaks olema ka ees igal arstil peaks olema nagu lihtsalt selles kohas sein ees. Mõelge selle peale, et 1,5 aasta jooksul, mis on tõenäosus, et 1,5 aasta jooksul ei ole leitud ühtegi vana ravimit, millel on tuntud ja hea ohutusprofiil, mis aitaks COVID-i vastu. Kuigi üle maailma on tuhanded ja tuhanded arstid otsinud erinevaid variante, et aidata oma patsiente. Ja sest et inimesi on palju haige ja neid leedikarstlikke on palju. Mis see tõenäosus on? Ja samas selle 1,5 aastaga on suudetud teha uus ohutu vaktsiin, mis on ka efektiivne. Lisaks on aasta jooksul tehtud uusi viirusvastaseid ravimeid, mis on nüüd tulemas kohe turule, millega on siis võimalik teenida päris korralikku kasumit. Et ma toon kohe sellest ka ühe näite. Et mõelge selle peale, miks WHO surub maha ravimid, näiteks ivermektiini, mis on tema enda oluliste ravimite nimekirjas ja mille ohutusprofiil on parem kui paratsetamoolid ja aspiriinid. Miks? Ja mõelge selle peale, et millist kasu saavad arstid, kes nende ravimite kasutamise eest võitlevad kõikjal maailmas. Et mitte midagi, nad kaotavad lihtsalt maine, nad saavad heal ka kooli kolleegide halvaks panu, neid naeruvääristatakse meedias, näiteks minu puhul isegi kõheldakse seda, et kaheldakse, et kas ma olen üldse oma magistripaberi saanud, et ma olen selle äkki võltsinud, et ühesõnaga inimesed on õelad. Ja nüüd mõelge, millise kasu saavad ravimifirmad, kes siis müüvad oma ravimeid. Et seal on nagu suur huvide konflikt. Ma tahaksin väga rääkida tegelikult sellest ivermektiinist pikemalt, aga mul juba näidati kella, et ma pean lõpetama. Aga lühidalt ma ütlen siis seda, et Merkiga koos Merki teadlasega koos sai üks Jaapani teadlase Nobeli preemia ivermektiini eest. Ja nüüd pandeemia ajal seesama Jaapani teadlane oma meeskonnaga võttis Merkiga ühendust, et võtame ja teeme ühe korraliku kliinilise uuringu, et see ravim COVID-i ravis ära testida. Merk keeldus.
mõned päevad hiljem sai Merck $300 miljoni suuruse doosi või süsti USA valitsuselt, mis oli siis maksumaksja raha uue ravimi arenduseks. Natukene hiljem $1,2 miljardit juurde. Ja siis seda raha ei olegi vaja tagasi maksta, isegi kui ei ole tulemust. Nüüd on tulemus, et jah, see ravim aitab, selle nimi on molnupiravir, aitab ära hoida haiglaravi vajadust 50% esmaste uuriste põhjal ja see on väga hea tulemus. Meil on hea meel. Aga mure on selles, et selleks oli vaja turult ära lükata ivermektiin. Ja selleks veebruarikuus siis Merck andis teada, et ivermektiinil ei ole COVID-i ravetis mõju ja lisaks nad ei saa olla kindlad, kas see ravim ka päris ohutu on. Vahet ei ole, et nad olid seda ise 3,5 miljardit doosi müünud või kinkinud ja võib-olla siis inimeste elu sellega süstemaatiliselt ohtu seadnud. Ja tänasel päeval siis see ravim hakkab maksma 10 tabletti inimesele €700 ja selle tootmine maksab €17. Ja uuringud maksis kinni USA maksumaksja. Ja varsti tuleb ka Pfizer välja oma ravimiga. Seda lugu ma teile rääkima siin täna ei hakka, aga ütleme, et kui sinna kardinate taga hakkad vaatama, siis sealt ilusaid lugusid ei tule. Nii. Ja kirjutan. Viimane asi ma tahan öelda, et ma räägin siin väga kõva häälega, aga ma tegelikult ei ole üldse kuri. Et ma tahan öelda kõigile, et hoidke üksteist, hoidke ka neid inimesi, kes mõtlevad teisiti. Neid, kes tahavad teid survestada vaktsineerima ja muid asju tegema, suhtuge nendesse ka hästi. Et me elame ühes Eestis, aktsepteerige nende seisukohti. Inimesed on saanud asjadest valesti aru ja selles mõttes, et me keegi ei tea, mis see päris lõplik tõde siin on. Et me saame siin elus ja siin Eestis üksi ja koos hakkama, et teeme koostööd, mõistame üksteist ja toetame üksteist ja ei naeruväärista. Ja kui ei suuda sõpradega nendel teemadel rääkida, siis räägime teistel teemadel. Et me peame vastu ja mina usun, et murdepunkt on juba ära olnud ja me oleme juba paremuse poole teel. Igal nädalal jätkame tööd, et vaktsineerimist paremini korraldada. Tahan kõigile veel kord üle kinnitada. Eesti on tellinud 4,6 miljonit vaktsiinidoosi. Meid on aga 1,3 miljonit inimest. Eesti on tellinud 4,6 miljonit vaktsiinidoosi. Meid on aga 1,3 miljonit inimest.